No nii. Kes sa oled ja mis on sinu roll musketäride lavastuses? Mina olen Sirli Pohlak ja mina olen üks kostüümikunstnikest siin musketäride lavastuses. Millest lähtusid, kui musketäride lavastuse jaoks kostüüme lõid? Kui me Kristjaniga hakkasime mõtlema seda, milline see kostüüm võiks seal lavastusel olla, siis põhimärksõna vist oli see, et see on ajatu ajastu. Jah, et me ei taha seda sama põhimusketäride sellist nagu suled ja kübarad ja lendlevad keebid ja niisugust asja me ei tahtnud teha. Et me tahtsime ta panna kuskile täiesti ebamäärasesse aega. Et noh, meil on ikkagi nagu, sa saad aru sellest, et see on selle ajastu nagu hõnguga, aga me nagu ei järginud mingeid reegleid. Mis on kõige erilisem kostüümi element selles lavastuses? No, ma arvan, et ikkagi need mantlid on ikka põhiline, et musketäride need sinised mantlid ja ka kaardiväelaste mantlid, et see on nagu see, mis nagu eristab seda head ja halba ja seda nagu vastasseisu, mis kogu selle lavastuse keskmel nagu toimub. Et need mantlid on just põhielement küll ja noh, muidugi mõõgad. Mida oli kõige keerulisem valmistada? No ma arvan ikkagi need mantlid. Sest et noh, muidu kui me vaatasime või noh, kõigil on teada, et need musketärid olid lendlevate keepidega ja hästi nagu vaba oli olla, sellepärast et see on oluline, kuna seal on palju vehklemist ja kõike seda. Aga kuna me tahtsime ikkagi nagu hästi istuvad mantled selles mõttes, siis luua need sellisena, et näitlejal oleks mugav näidelda, vehelda, joosta, et seal on hästi palju füüsilist tegemist, siis see, et see lõige ja kõik see oleks nagu mugav näitlejale, aga samas ta näiks ka esteetiliselt nagu hea välja. See vist oli nagu kõige suurem väljakutse, ma arvan, jah. Kui sa saaksid ise kanda ühte lavastuses kasutatavat kostüümi, siis mis kostüümi ja miks? See on tegelikult päris hea küsimus. Ma arvan, et niisugune lihtne vastus oleks see, et kuna ma ise kannan palju meesteriideid, siis minu lemmik vist on Aatose kostüüm. Et see ongi niisugune, mis ma kuidagi eriti nüüd proovides laval vaadates ma olen nagu, et jess, et see on nagu hea ja see nagu muidugi Martinile väga hästi istub ja see kuidagi jah, ma arvan, et ma kannaks seda. Aga kui ma peaks valima naistest midagi, sest naisi meil on vähe ja siis noh, ühe korra tahaks tunda ennast ka kuningannana. Et see on ka muidugi kihvt ja uhke, et see tuli ka nagu ja Jana muidugi täidab selle rolli nii hästi ära, et ma ei tea, kas mina niimoodi kannaksin seda välja, aga Jana kindlasti kannab selle hästi välja. Ja action! No!